podcast YouTube, siin mina hüppas videos ja ma pole nii kaua aega selles ruumis istunud. Või no tegelikult ma lihtsalt panin asjad siia, aga mis iganes. Seda videot on küsitud mult palju. Jaa. Ma olen seda ignoreerinud, sellepärast, et seda on väga lihtne tegelikult ise leida. Aga need on kõik inglise keeles. Minu tegelikult kõik oskavad inglise keelt, aga noh. Ma teen selle video ikkagi. Nii et ärme raiska aega ja let's go. Ma filmin seda niimoodi, sest ma teen nii, et jah. Esiteks sa tuled oma kanalile, mida sa saad siit teha. Ja vajutad my channel ja siis kui sa oled eesti keeles, siis minu kanal. Ja siis siin on 2 valikut ja siis YouTube Studio. Kuna nad muutsid seda, siis ma pidin otsima ka ise. Siis siin on kõik need statistikad ja siis sa lähed siit alt ja siin on settings. Ja settingute alt sa lähed, see oli vist, ja see oli channel ja siis siit alt kõige viimane. Siis siit alla on status and features, seda vajutad. Siis tulevad kõik asjad, mida sa saad ja siis sa vajutad siia. Siin on selline nupp, nagu mul on juba väga kaua, et sa vajutad seda ja siis sa saad neid thumbnail'e teha. See on tõesti väga lihtne. Ma pidin ise otsima, ma ei tea, kuidas, tegelikult YouTube'is saab väga lihtsalt seda teha. Ja siis, kui sul on tehtud see, sa pead save ima selle, siis sa saad muuta neid, mul pole mingit. Ja sa saad vajutada siis siia ja details, kui ma ei suuda rääkida. Ja ei olnud siit, ja siit saab panna need, mida sa tahad võtta. Mul pole praegu, sest ma jätan selle niimoodi on ilus. No siit nendest saab ka valida, aga ma panen alati seda. Ja veel üks selline osa, kuidas sa saad seda teha, on laatida enda telefonisse alla YouTube Studio ja siis sealt panna neid thumbnail'e, sest sealt on palju lihtsam teha, kui siin on. Ja sellepärast, et see on kiirem. Ja ma teen tavaliselt. Ma loodan, see aitas teid, sest ma pidin ise ka mõtlema ja otsima, kuidas seda teha. Sest nüüd YouTube muutis enda stuudiot ja ma ennem oskasin seda ennem teha. Kui ma alustasin, mul polnud ka neid, aga Kaspar, mu vend aitas mind ja mu vend on rääkida. Nii et põhimõtteliselt pole väga lihtsalt viisi, sul peab lihtsalt arvuti olema ja kuidas õigesti minna sinna. Ja see on kõik, seal on ka teisi valikuid, kuidas sa saad kostumeerida enda kanalit ja panna treilereid ja neid, mida ma vahetan kogu aeg, kui mul on uus video, mis mulle väga meeldib. Nii et aitäh vaatamast ja bye!